Hei vlog, it's Diana Banana, täna on teisipäev, 7. detsember ja ma isegi ei pidanud seda oma telefonist praegu vaatama. See on mu esimene jõuluvlog, sest täna me hakkame lõpuks jõuludeks kaunistama. Tavaliselt ma alustan kaunistamisega natukene varem, aga sellel aastal me kolisime, nii et asjad ei ole siin nii või naa valmis. Ja teiseks mul on kass Milo, kes teeb jõulude tähistamise natuke raskeks, ütleme niimoodi. Kohe lähme, ma näitan teile, aga väike backstory. Ma üritasin tegelikult kuuske üles panna kuskil 2 nädalat tagasi. Mul oli selleks täitsa päris kuusk sellel aastal. Ma sain kokalt kuuse jaoks jõulukaunistusi ja mul pidi sellel aastal sellepärast lausa 2 kuuska olema. Ja ma panin oma kokakuuse siis püsti ja esimese ööga oli ta terve kuuse täielikult ära hävitanud. Kuusk ise on isegi terve, aga ta eemaldas peaaegu et kõik ehted ühe ööga ja osad neist ta sõi ka ära. Ja siis eile ma võtsin oma kunstkuuse välja, sest ma lugesin, et on parem lasta kuuskedel paar päeva võib-olla niisama kodus olla, et kass saaks nagu ära harjuda ja siis võib-olla pärast, kui sa ehted paned, siis see kuusk enam ei tundu talle nii huvitav. Aga ja me panime selle kunstkuuse eile õhtul ülesse ja teda huvitab see kuusk isegi rohkem kui see päris kuusk ja lisaks ta üritab ka seda kunstkuuske pidevalt süüa. Ma ei liialda, ma reaalselt ei liialda. Nii, me oleme nüüd jõudnud mu elutuppa ja nagu te selja tagant näete, mul on siin selja taga 2 kuuska ja ees 1 Milo. See siin on siis mu kunstkuusk ja Milo on juba platsis. Kas sa tahad demonstreerida, mis sa teed või? Oh my god! Ja siis ta konkreetselt sööb seda. Siin selja taga on päris kuusk. Mul on nüüd selline plaan, et päris kuuse me jätame siia, aga me vahetame tulukesed välja ja me paneme sinna veel rohkem tulukesi, sest need jäävad ainsateks kaunistusteks. Ma ei julge sinna päris kuule panna, seda pole lihtsalt mõtet teha. Ja siis kunstkuusk, see tuleb meie tavapäraseid ehteid täis, aga see läheb siis magamistuppa, sest magamistoast ma saan vähemalt kinni hoida ja magamistoas ma veedan ka päris palju aega. Et ma arvan, et see oleks kõige mõistlikum koht, kuhu seda panna, kui sellest üldse jääb midagi alles. Ja vaadake, mulle toodi eile lilli. Ma ausalt imestan, et see lillevaas siin üldse püsti püsib. Ma arvan, see on tänu kuuskadele, et Milo tähelepanu on kogu aeg kuuskade peal. Update! Milo! Are you kidding me? Kassid ja jõulud lihtsalt ei käi kokku. By the way, ma lasin selle kunstkuuse peale seda spreid, mis peaks kasse eemale hoidma. See on mingi kraapimisvastane sprei vist. Ja mul on selline tunne, et see tsitruse lõhn pani teda veel rohkem seda kuuske sööma. Ja siis siin koridoris on meil veel jõuluasju. Ja mul on veel jõuluasju, mida ma hoian enda toas kapis. Mul on nagu selline kolakapp, kus on minu mingi ringlaidid, tripodid ja siis basically nagu jõuluehted. Ja niisama mingid dekoratsioonid, mida ma ei ole veel jõudnud ülesse panna, aga ma kavatsen või vähemalt mida ma ei tahtnud ära visata. Selles kilekotis on veel jõuluasjad. Nii et ja ma hakkan nendega kaunistama, pluss nüüd ma lähen esimest korda Kardesti. Ma olen seda edasi lükanud selleks, et minna koos teiega vlogides Kardesti esimest korda. Kui sa ei tea, kui sa pole Tartust, siis Kardest on selline igatamist aianduskeskus põhiliselt. Iga aasta jõuluperioodil nad avavad oma jõulumaailma, mis on reaalselt nagu maailm. Seal ei ole lihtsalt niisama jõuluehted välja pandud, vaid seal on reaalselt nagu kõik ära dekoreeritud. Seal on nagu erinevate teemadega alad. Kui sa oled mu varasemaid jõuluvlog näinud, siis sa arvatavasti juba tead, ma iga aasta lihtsalt käin seal. Täna on siis äärmiselt külm ilm, et panna see perspektiivi teile, siis mul on ilmaäpp, on ju. Ma arvan, et enamustel, normaalsetel inimestel ei ole Antarktikat siia lisatud ega Alaskat ja selliseid asju, aga teate mis? Minul on lihtsalt, et panna teile praegu asju perspektiivi. Antarktikas on hetkel -20 kraadi. Näete, on ju? Ja samal ajal Tartus, kus ma elan, ja Valgas ja paljudes kohtades veel, on -22 kraadi. Proof. Nii et meil on hetkel reaalselt külmem kui Antarktikas. Jah, Antarktikas on praegu suvi, meil on praegu talv. See ei loe. Lihtsalt kui tihti või kui paljud inimesed üldse saavad maailmas öelda, et meil on hetkel külmem kui Antarktikas. Põhimõtteliselt mitte keegi peale meie. Me oleme täna teise autoga, sest meie auto ei läinud käima.
nii ma ütsin sisse ja ma olen siin palmide juures, mis pole üldse jõulune. Ma lihtsalt tahaks öelda, et need palmid reaalselt meenutavad mulle Alaskat, sellepärast et Alaskal on praegu ainult -2, samal kui meil on -22, nii et see suht kõlab nagu soojama reis minu jaoks. Siin on nii ilus, täiesti lõpp ja muidu eelmised aastad see on suht sarnane olnud minu meelest see ülesehitus, aga see aasta on kõik täiesti ümber kujundanud ja ma olen nii obsessed, siin on nii lahe. Ainus asi mul hakkab paku tühjaks saama, nii et ma ei tea, kui palju ma siin veel vlogida saan, aga ja ma pole ainus, kes tuli täna siia filmimast, siin on ka vist TV3. Ma arvan, mul lemmik on kindlasti see piparkoogimaja seal, see on nagu valge koroonaviirus. On ju? Ja see on nagu see uus variant, see omikron või mis iganes. Delta ja see on omikron. Aga see on nii ilus, wow. See on nii ilus. Tahan seda. Ma ei saa vlogida võõraid beebisid, aga kellegi kuskil 2-3 aastane tuli minu juurde, ütles mulle emme. Täna on 14. detsember, kell on 11.56. Mul on kohe küünteaeg ja ma saan endale täna jõuluküüned. I'm so excited about that. Praegu mul on sellised tavalised prantslased ja seekord ma tahaks midagi valget ja võib-olla midagi natukene sädelevat. Hõbedast ma pole veel täitsa kindel. Mul on veel paar minutit aega, enne kui ma kohale jõuan ja ma vaatan samal ajal Pinterestist pilte ja üritan ruttu midagi konkreetset välja mõelda. Nii ma jõudsin nüüd kohale ja ma tegin selle raske otsuse ära, mida ma tahan. Minu inspo pilt on see siin. Need on nagu hajutatud prantslane, mis mul tavaliselt on. Selle küüne peal on natukene sellist sädelevat ja siis ühe küüne peal on kivisid. Ma ei tea nagu 100% sellist, aga see on nagu meie inspiratsioon. Ja see on minu tore küünetehnik. Teeb mulle ilusa roosa. Lillak. Jaa. Ma tahan alati sellist hästi nagu külma roosat enda küüntele, see sobib mulle paremini. Seda peab alati eraldi segama. Ma olen nii padjakas lihtsalt. Kell on reaalselt 12 ja ma olen nii väsinud. Ja see tundub ilus. Jaa. I know. Jaa, oh my god. Ma ei tea, kuidas soovid? Ma ei tea, see on liiga ilus. Oota. Võib-olla teeme 2? See on imelik. Ei ole. Teeme kõik. No ta võib. Aga siis kive ei pane. Muidu on too much. Jaa. Kell on praegu 14.45 ja ma sain oma küüned valmis. Tegime siis alla sellise prantsuse ombre ja peale panime sädelust siia otstesse ja see on väga erinev tegelikult sellest, mida ma alguses plaanisin saada. Ta pidi ainult ühe küüne tegema sellise, aga ta tegi mu selle ühe küüne ära ja siis ma nagu tead, see on nii ilus, teeme kõik ja siis me tegime lihtsalt sellised, need on nii ilusad jõululikud ja nii minulikud ja oh my god. Kell on praegu mingi 6 õhtul ja ma lähen kohe poodidesse, sest mul on praegu teile super exciting announcement järgmise video osas. Mult on seda nii palju küsitud, et kas ma teen ka see aasta kingivahetuse challenge'i ning ilmselgelt ma ei saa seda vahele jätta, sellest on saanud juba traditsioon, sest ma olen teinud seda lausa
2 korda. Aga ma arvan, et see 3. kinnitab selle traditsioonina praegu kindlasti ära. Ma lähen täna õhtul kinke ostma, mida ma näitan teile siis järgmises videos ja ülehomme läheme Tallinnasse ja seal ma nagu filmin sellele videole ka lõpu ja reaktsiooni. Ma veel ei ütle, kellega ma seda videot filmin, aga te võite mulle alla kommentaaridesse kirjutada, kellega te arvate ma seda filmin või kellega te tahaksite, et ma kingivahetus challenge'it filmiksin. Poed pannakse vist mingi 9 paiku kinni, nii et ma eelisjärjekorras praegu filmin ruttu selle video ära ja kui ma tulen poodidest tagasi, siis räägime uuesti ja siis me hakkame siin kodus kuus kehtima täna. Ma olen ikka veel oma küüntega nii obsessed, nii vekki. Kell on praegu 20:41 ja ma just lõpetasin enda kingivahetuse challenge'i kingi ostmise osa videost filmimise ja ma olen nii läbi, ma ostsin boost'i, sest ma olen also väga ülekuumenenud. Ma millegipärast panin oma kõige paksema dressika selga, pluss mul oli talvejope, pluss mul oli mask ja ma lihtsalt see boost praegu jahutab mind nii hästi maha. Kui te mõtlete, mis boost'i ma on, siis obviously Blueberry Blasti topelt mustikatega. See on lihtsalt kõige parem boost'i retsept üldse. Ja lisaks sellele, et ma sain kingitusi, sain ma ka endale kingitusi. Aga ma näitan teile neid, kui ma koju jõuan, ma arvan. Oh my god, kui on lihtsalt boost'i juba praegu. Siin magamistoa nurgas on mul kuusk pandud ja siin on mu Kaardestist ostetud asjad. Ausalt öeldes mul on juba päris palju kuusehteid ja ega mul neid juurde polnud vaja, aga see polnud muud võtta kui lihtsalt kuusehteid. Ja siis on paar tükki võtsin. Ma võtsin selliseid hõbedasi lumehelbeid, kus on lipsukene peal. Need on mul lemmikud. Valged lumehelbed, kus on ka lipsuke ja siin on sädelevad kivikesed ja neid oli käinud 2 tükki, need olid vist 2 viimast üldse, ma ei leidnud neid rohkem poe peale, muidu ma oleks rohkem võtnud. Siis ma võtsin selliseid väikseid käbisid, siis viimasena see läheb nüüd minu roosasse tuppa, ehk minu tuppa, sest seal on mul väike valge, ise ma oleks millest ära, ma olen tegelikult 3 kuuska, mitte 2 kuuska ja see on minu uute jõuluasjade haul sellel aastal. Ja nüüd viimane asi. Sellest iga aastani. Ma arvan, nii käib ka. Ja nüüd mul ei ole kunagi olnud kuuska magamistoas, ma pole kunagi mõelnud selle peale, et paneks enda nagu põhikuuse magamistuppa, aga ausalt öeldes see on täielik vibe. Ja nüüd siia lõppu ma teeks väikse mini-hauli. Vlogi alguse ja lõpu vahel ma käisin tegelikult jõuluturul, kust ma ostsin igasugust jõulukingitusi, võib-olla te saate ideid, mida jõuludeks kinkida, mida küsida. Mulle jõudis kohale ka minu Victoria's Secreti tellimus, mille ma tellisin Black Friday'l, aga ma alustan nendest teksadest, mis ma täna ostsin. Ma käisin Saaras suht laia lõikega, aga nad pole mul kotid jalas, mis on hea. Ja nad ei istu mulle täiuslikult, aga nad on kindlasti natukene väiksemad kui need teksad, mis mul praegu kodus olemas on. Ja kusjuures see on juba teine paar Saara teksaseid, mida ma olen siin nüüd sellel kuul vist ostnud. Ma käisin ka natukene aega tagasi Saaras teksaseid ostmas. Kahjuks ma väljusin poest vale paariga, sellise paariga, mis isegi ei läinud mulle jalga. Ma ei tea, kuidas ma kogemata sassi ajasin need teksad, mida ma tahtsin osta ja need, mida ma ei oleks mitte mingil tingimusel pidanud ostma, aga nii juhtus. Igal juhul ma sain endale lõpuks teksased, mida ma väga vajasin. Siis ma käisin jõuluturul, nagu ma rääkisin, ja iga aasta, kui ma käin jõuluturul, siis ma ostan midagi Sandrelle Beauty'st. See on minu meelest üks Tartu tüdruk, kes teeb käsitöö kehatooteid. Olid seal küünlad, ma lihtsalt näitan, mul on 3 pisikest kotti asju. Seal on hästi mõnusad kehasufleed. See on nagu selline vahune õlibaasil kehasufle. Ühte ma olen juba kasutanud ja ma valisin mõlemad Dreamy Day omad. Need lihtsalt lõhnasid ülihästi, nagu see lõhnab nagu mingi puhas pesu ja unenäod. Nagu siis, kui sa oled just voodipesu vahetanud ja läheb magama, see lõhnab niimoodi. Siis ma ostsin talt sama lõhnalise küünla. Ja siis ta tegi mulle veel kingitused, ta reaalselt
ei oleks pidanud. Eelmine aasta vist ka ta andis mulle midagi tasuta, mul nagu reaalselt sa ei pea, nagu I feel so bad, aga samas see asi, mis ta mulle andis, ma lihtsalt ei suutnud ei öelda, sest ma ennem vaatasin neid ja siis mõtlesin, ma ei hakka endale ostma. Ja siis, kui ta need lihtsalt nagu mulle kingitusena andis, vaadake, et on sellised pisikesed kootud sussid, hästi pehmest, mõnusast lõngast. Siin peal on kristallid ja need on hästi pisikesed, aga need venivad. Lihtsalt nii nunnud ja jõulus. Ma ostsin endale emale näiteks kõrvaringad. Ja ma olen suht kindel, mu ema ei vaata mu videoid, see on nagu reaalselt viimane asi, mida ta tahaks teha, aga ma igaks juhuks. Ja siis OPI-l. Üks on valge ja teine on hästi hele roosa. Ja saate aru, ma ei kanna küünelakki, sest mul on keelküüned. Ja kui mul ei ole keelküüsi, siis mul on keellakk. Aga see hind seal oli lihtsalt nii hea, nad maksid 4 midagi. Minu meelest need maksavad muidu üle 10 euri ja ma ei suutnud lihtsalt uskuda. Igaks juhuks äkki järgmise 10 aasta jooksul, kui ma peaksin tahtma kasutada küünelakki, siis mul on vähemalt see võimalus olemas. Mis ma täna veel ostsin, ma tahtsin koos teksadega näidata, mul läks meelest ära. Ma olen nii excited sellepärast, ma ostsin endale raamatu Aatomharjumused. Mul on praegu üks teine raamat pooleli. Ma loen hetkel seda raamatut, Petra võib-olla Mindfuck. Ma olen üle poole ära lugenud ja allapoole on veel jäänud. Ma veel ei julge seda kõigile soovitada, sest et see on mul pooleli ja see on mul päris pikka aega pooleli. Ma alguses lugesin väga innukalt, mitu õhtut järjest ja siis nüüd ma pole enam viitsinud vahepeal, aga ma pean ennast jälle käsile võtma. Sellest raamatust olen ma lihtsalt nii palju kuulnud ja see on nagu pikalt olnud mul wishlistis ja ma tahaks seda kunagi osta. Ja täna see oli ülihea hinnaga 28,99 ja muidu seal oli vist peal kirjas, et see on üle 40 euri. Et ilmselgelt ma pidin selle praegu ette ära ostma. Mu Victoria's Secreti tellimus. Ma ei saa siit väga paljud näidata, sest mul on siin hästi palju pesu, aga ma võin teile rinnahoidjad näidata. Ühte rinnahoidjat vähemalt ma tahan teile väga näidata, sest ma olen sellised rinnahoidjad tahtnud terve oma elu. Ma ei tea, miks ma pole varem tellinud. Okei, need on kallid ka. Victoria's Secreti rinnahoidjad on nii kallid, aga neil oli Black Friday soodukad. Selle puhul ostsime endale enda unistuste Victoria's Secreti rinnahoidja, mis on nagu selline tavaline must, aga vaadake neid paelu. Need õlapaelad sädelevad, ütlevad Victoria's Secret ja ma tean, see on üli cheesy ja Victoria's Secret on üldse natukene selline cheesy ja see oli vanasti hull teema ja enam väga ei ole, aga meil ei olnud vanasti võimalust Victoria's Secreti shopata. Meil pole ju päris poode ega ka mitte netis, me ei saanud varem tellida, nii et nüüd ma nagu tagantjärgi elan oma Victoria's Secreti unistuse lihtsalt välja, nii et ma vabandan, aga nii on. Ja siis ma tellisin sellise tavalise valge pitsilise rinnahoidja ja aluspükse ma ei hakka väga näitama, aga ma lihtsalt mainiks, et ma tellisin ka matching aluspükse. Siis riietest ma ostsin sellise dresside seti. Siin on selline roosa dressikas, hõbedaselt sädelevalt on pink peal ilma kapuutsita ja see tuleb matching pükstega. Siis ongi üks viimane asi ainult. Ma tellisin sellise dressika, ta on eest lukuga. Siin ees ütleb väikselt pink ja siis taha on ka tikitud pink ja see on sellisest siidisest, sametisest materjalist nagu kõige pehmem asi, mida ma üldse katsunud olen reaalselt. Ja see värv on ka üli selline talvine, nagu et külmal talvepäeval panen selle selga ja see on nii cute ja nii aasta 2000. Aga jah, see oli minu väike haul siia vlogi lõppu. Ma lõpetan selle vlogi nüüd siin ära. Kui sa jõudsid selle vlogini lõppu, siis palun kirjuta alla kommentaaridesse kuuse emojist. Me ehtisime lõpuks kuuse ära ja ma vabandan, et ma pole sellel aastal rohkem jõuluvideoid teinud, et ma pole neid varem teinud. Aga nagu ma ütlen, see on juba mitmes kord, kui ma panen kuuse üles ja Miilo lihtsalt rikub kõik ära. Ja siis ma nagu ei saa. Aga ja järgmine video tuleb siis kingivahetuse challenge, mille pärast ma olen nii excited. Ütle mulle seal kommentaarides, kellega sa arvad, et ma seda filmin. Kui sulle meeldivad jõulud, siis kindlasti anna sellele videole thumbs up. Isegi kui sulle meeldib, sa võid ikka sellele videole thumbs up anda. Ja kui sa pole veel subscribe'itud mu kanali, siis kindlasti tee seda. Kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba järgmises videos.